tutvustame siis täna natukene sirksaba lante laivipüügiks, mida võiks siis näiteks Pärnus hetkel kogub tuure, mida seal kasutada võiks ja kuidas neid rakendada. Suuruseid on siis alates 15 sendist, 20 sendist, siin on juba rakendatud kujul ja täiesti kuni 24 sendini välja. Et valikut on, mida nagu võiks katsetada. Hetkel siis võtame näiteks malliks 15 sendise mudeli, mis on Pärnus püügil suhteliselt standard. Ja näitame, kuidas rakendada sellisel viisil, mis tõenäoliselt Eestis väga levinud rakendusviis ei ole, aga paljud laivipüüdjad juba ka kasutavad. Võtategi pakis siis 15 sendise kummiluti. Siis on siin raskuspead, sellised sisse keeratavad spiraalidega. Neid võiks olla siis erinevates kaaludes, samuti olenevalt veekogust siis 5 grammist kuni ala 25 või isegi suurema grammini välja. Ja kuidas seda siis rakendust teha, selleks läheb vaja rõngatange ja lõiketange. Võtame siit näiteks standardkaal Pärnu jões püügiks on 12,5. Nad on algselt sellised pikemal kujul. Mina soovitaksin ta siit 3. spiraali tagant nagu läbi lõigata, sest kui kasutada standardmõõtu, mis siis on krutita siia sisse, siis üldjuhul lant ei mängi nii hästi ja teine asi on see, et kui kala külge lööb, ta lihtsalt lõhub selle luti ära, sest ta tuleb siit külje pealt välja. Ja et seda ennetada, lõikame ta siit 3. jupi tagant enam-vähem ära. Võtame ta siit kätte. Niimoodi. 3. jupi tagant on läbi lõigatud ja siis suunate ta siia. Siin on siuke avavus või slot, kuidas keegi teda nimetab, spiraal ja lihtsalt hakkate teda siia sisse keerama. Ja keerate täiesti kuniks on ta siin avavuses niimoodi ilusti sees. Peaks jääma midagi säärast. Ja järgmine etapp on siis see, et võtate rõngad. Soovitatavalt on siuksed 6 millise läbimõõduga, võib ka peenemaid, aga 6 on suhteliselt standard. Pöörlad, suurus number 6 samuti. Ja võtate selle rõnga siit, panete rõngatangide vahele. Rõngatangide vahele. Esimese raksu ajate siit selle raskuspea peale. Rõngatangidega rõnga uuesti lahti. Ajate siia pöörla. Pööral külge. Samuti pööral siia. See on siin küljes. Võtate teise rõnga. See samuti siia külge. Siis vahepeal võtate kolmiku, number 6 suurus, number 4 suurus. Mina ise kasutan pigem väiksemaid suuruseid, sest peenem traat, kohal on tugev lõug ja mina isiklikult arvan, et peenem traat tungib sealt tunduvalt paremini läbi kui suuremate konksude teravikud. Võtate siit number 6 kolmiku ja ajate ta samuti siia rõnga peale. Tõmbate, fikseerite kogu. Tegijal juhtub. Teeme ta siit uuesti niimoodi lahti. Rõngas külge. Nii. Ja esialgu jääb siis teil selline rakendus.
selle tõmbate siia, fikseerite niimoodi kinni. Võib ka niimoodi püüda, aga vahel suurtel kohadel on kombeks sabast käia lutti sakutamas, siis näiteks võite selle võtta stingerid. Stingerid on meil muidugi erinevad, on nööri peale seotud, konksu suurused kõik on erinevad, siis on fluorokarbooni peale tehtud juba kiirkinnitiga ja siis on traadi peale tehtud, et kes mida ise eelistab. See on siis antud juhul nööri peale seotud, siin on siuke silikon stopper peal, millega te saate siin selle asja ära fikseerida. Fikseerite ta siia ära. Hoiab siis teil on karabin siin ees, nii et ta ei saa kuskile libiseda. Ja panete selle lisastingeri kuskile siia savasse. See, et see nöör siin niimoodi pool vildakalt jääb, see ei ole üldse mingi probleem. Ja toimib täpselt niimoodi. Ja hetkel on siis nagu hästi näha, et kui ma oleks jätnud selle spiraali standardpikkusesse, siis kummilutt kindlasti nii hästi siin ei saaks vabalt liikuda. Ja teine asi on samuti, nagu enne sai mainitud, et kui kala külge lööb, siis tõenäoliselt ta kuskilt siit külje pealt väänaks selle traadi välja. Sama rakendust saab ka muidugi kasutada klassikalistel jigidel, kummikaladel, 12-sendistel. Toimib väga hästi Pärnus, tõenäoliselt kõigal pool mujal. Ja ega väga muud ei olegi, kui et kes ei viitsi mässata, siis on ka sellised juba valmis kujul eelrakendatud 20-sendised mudelid, 70 grammi pead, et kes püüab näiteks ainult vertikaalist otse paadi alla, siis olenevalt võib-olla kuskil, kui on rohkem voolu ja väiksemad pead kasutada, siis see lant kipub nagu paadi alt jooksma minema, siis tasub siukseid raskemaid katsetada ja kasutada. Nii et sellega on meil kogu nende sirksabade ja rakendusviis nagu räägitud. Ja Veefishis saate igasuguseid suuruseid ja valikuid tulla vaatama ja otsima.